Okei, esimene harjutus, mis me täna teeme, on tasakaaluks ja see on tõukesuusatamine. See tähendab, et sa võtad ühe suusa ära jalas, paned raja sisse, ilma keppideta, ma praegu just näitan keppidega ja tõukad lihtsalt ennast libisema üle kanna. Aga sa pead tegema seda täis talla pealt ja eesmärk on võimalikult kaua libiseda, mitte kapata, vaid lükata libisema ja seista, eks ju. Järgmine harjutus, mis me teeme, on ka tasakaalule, kuna tasakaal on suusatamise hästi oluline, ehk siis võtate mingi 5-10 meetrit hoogu ja seal kahe kepi vahel püüad tõsta ühe jala üles ja libiseda seal nii kaua kui võimalik. Kolmandaks siis teeme selgeks need etapid, kuidas kukkumisest püsti tõusta. Number 1, püüad ennast selili saada esimesena. 2, paned jalad kokku ja käed kere ligi ja siis pöörad ühele küljele maha. 3 etappi, jäta meelde. 1, keerad selili ja suusad taeva poole. Käed koomale. Ja nüüd jalad ühele küljele maha. Ja nüüd upitad sa pärast püsti. Ära uuesti kukku. Nii, teeme kõigepealt selgeks põhilaskumisasendi. Pane jalad üks jalg teisest klandri võrra ettepoole. Tavaliselt on see kurviväline jalg, et kui meil on kurv paremale, siis paned vasaku jala ettepoole. Järgmine samm, käed on kõrval. Nüüd kui võrdad põlvi seni, kuni sa enam oma arvaid ei näe. Stopp. Ja paned küünarnuki põlve peale. Ja siis laskud selles asendis alla, eks ju. Väike hoog ja proovi järgi. Võta väike hoog üles ja sama asend. Järgmisena võtame tõusust üles mineku ehk käärtõusu. Oluline hoida suusad käärselt ehk V-täht, nagu sul oleksid käärid. Suuskadest käärid, eks ju. Ja kogu aeg hoiad seda suuski käärselt. Ja oluline on see, et sa lükkad, suusaga lõikad lumme. Kanti lase libisema, muidu vajud tagurpidi alla. Ja hästi tähtis ka, et keha on püsti. Kui keha on kägaras koos, siis sa vajud tagurpidi alla, aga seda me ei taha, eks. Tänu nendele 5 harjutusele suudame palju paremini suusatada.